Ja tänapäeval üks selline jõud, mis lükkab neid traditsioonilisi tõuge ja sorte välja, on lisaks lihtsalt produktiivsematele tõugudele, piimakarja puhul sai Holstein Friesi tõugu nimetatud, on taimekasvatuses ka geneetiliselt muundatud sortide võidukäik, mis õnneks Euroopas ei ole olnud kuigi kiire. See on nüüd üks väheseid asju, kus ühine põllumajanduspoliitika pole küll olnud päris see, mis vaja, kuid kindlasti parem kui mõni teine põllumajanduspoliitika maailmas. Et see, et meil on Euroopas veel suhteliselt vähe GMO-sid, et meil kasvatatakse veel neid suhteliselt vähe, on ilmselt osaliselt ühise põllumajanduspoliitika teene. Aga kokkuvõttes, kui me vaatame laia pilti, mis toimub Euroopa põllumajanduses, siis jällegi ei saa sedastada muud, kui et tänane ühine põllumajanduspoliitika ikkagi koduloomade ja taimede mitmekesisusele piisavat kaitset ei paku, sest üldine trend on ikkagi selle mitmekesisuse vähenemise suunas. Nüüd kindlasti on elurikkuse hästi oluline looja olnud kõrge loodusväärtusega põllumajandus. Ja see on see, mis on loonud väga paljud olulised elupaigad, mis väga paljud liigid saavad säilida ainult kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaastikul ja see on seotud ekstensiivse loomakasvatusega, mida jälle tänane ühine põllumajanduspoliitika ei soosi. Nüüd, kas tänane ühine põllumajanduspoliitika on õiglane? Jälle ta ei ole õiglane, sellepärast et ääremaade põllumehed saavad vaid piskut, kui vanade liikmesriikide toetused on suuremad, aga me peame vaatama just nimelt seda konteksti, et lisaks ebaõiglusele liikmesriikide vahel on ka selge ebaõiglus liikmesriikide piires, kui näiteks Suurbritannias, Šotimaa põhjaosa saartel kõrge loodusväärtusega maastikul karja pidavad talunikud saavad veel väiksemaid toetusi kui meie loomakarja kasvatajad ja samas, kus Suurbritannia keskosas suured intensiivmajandid saavad jälle kordades veel oluliselt suuremaid toetusi kui näiteks meie suurimad majandid. Nii et see ebaõiglus on nii liikmesriikide vahel kui ka liikmesriikide sees, et see süsteem on kellel on, kellel on, sellele antakse. Sellest tuleb kiiresti üle joosta, aga see graafik näitab laias laastus seda, et kui me ei muuda põllumajanduspoliitikat, kui lasta asjal minna seniste kokkulepete alusel, siis ka 16. aastal on Eesti põllumehe või Läti jääb eriti, võtame Läti kui ekstreemse juhtumi, põllumehe hektari kohta toetused kordades väiksemad kui Belgias ja Hollandis. Maltast ma ei räägi, Malta on tõesti erijuhtum. Et ärme selle Maltaga väga riidle, aga vanad liikmesriigid, kes tegutsevad väga heades tingimustes, et millega on selline asi põhjendatud? Ainult selle vana ajaloolise referentsiga, mis ei saa olla jätkusuutlik. Ja see on nüüd praegu selge, et tegelikult nüüd nii ebaõiglaseks see kindlasti ei jää. Et selle kohta on ka uus volinik, keda ka mina tunnustan, ta on mitmeid õigeid mõtteid välja öelnud, on selgelt öelnud, et nii suureks see kindlasti ei jää, aga samas ilmselt ei ole ka kusagil täiesti ühetaolist hektarimakset. Milline tuleb siis see uuem ja õiglasem süsteem, on raske öelda, aga süsteemi muutus tuleb ja meie asi on sellele kaasa aidata. Nüüd ühist põllumajanduspoliitikat räägitakse, et see on meie toidujulgeoleku tagaja, kuid tegelikult see kulukas bürokraatia ei ole ära hoidnud, ei seda, et siis kui majandus tõusis, läksid hinnad lakke, ega seda, kui majandus langes, kukkusid nad läbi põranda ja põllumehel ei olnud enam millegiga maksta sisendite eest. Nii et ka seda asja põllumajanduspoliitika ei taga. Nagu oli juttu jällegi Hannes Lorentseni poolt, et meie põllumajandus sõltub imporditavast energiast, mis julgeolekust me räägime, sõltub imporditavast väetisest ja isegi importsöödast. Tähendab intensiivsete karjade loomad, me ei toida neid ise ära. Ja
üldiselt puudub kindlus selle toidu ohutuses, mida me ostame poest. Ja nüüd liikmesriigid näevad väga erinevalt tulevikku, sellesse ei hakka süvenema ja näevad väga erinevalt ka huvirühmad. Vaatamata sellele, et paljud väiketalunike organisatsioonid ja ökotalunike organisatsioonid on kritiseerinud tänast poliitikat, on põllumeeste katusorganisatsioon üle-euroopaline pigem kipub toetama senise poliitika jätkamist. Ja seetõttu näiteks meie talupidajate liit, kes on ka selle liige, peaks seal aktiivsemalt kujundama progressiivsemaid seisukohti. Samas mitmed keskkonna ja looduslähedase põllumajanduse eest seisvad organisatsioonid pooldavad väga radikaalset muutust, mis on sümpaatne, aga kardetavasti praegu mitte väga realistlik. Nüüd me oleme praegu nii-öelda reformi poole peal. Kuivõrd see ettekanne läheb ka veebi üles, ma ei hakka praegu ajapuudusel detailidesse laskuma, aga põhimõtteliselt see tähendab seda, et me oleme seal, kus meie kõigi, kes meil on mure põllumajanduse tuleviku pärast, meie kõigi moraalne kohustus on panustada. Euroopa Komisjon on praegu välja käinud 3 stsenaariumit, esimene on selline väga lahja, kolmas selline hästi radikaalne, mida põhiliselt pooldavad Suurbritannia, Rootsi ja Taani, milles on oma sümpaatsus, aga kus ehk läheb see toidujulgeoleku tagamise küsimus natuke liiga marginaalseks. Komisjoni lemmik paistab olema selline keskmine, kuid sellisel kujul, nagu ta on välja pakutud, kindlasti ei ole ta ka päris ideaalne minu hinnangul. Igal juhul selline üldiste eesmärkide sõnastusena on ta igati sümpaatne. Nüüd, mis on siis meie võimalused? Meil on alati võimalus istuda lontis kõrvadega ja oodata, mida keisri härra ütleb, eks ole. Unustades ära, et tegelikult Euroopa Liit on siiski demokraatlik organisatsioon, vaatamata sellele, et ta on ka väga bürokraatlik organisatsioon. Ja see tähendab seda, et meil tegelikult on võimalus osaleda otsustamisel. Loomulikult me ei saa olla kunagi kindlad, et just meie idee on see, mis realiseerub, aga kui me ei proovigi oma ideed kaitsta, siis keda me siis süüdistame. Küsimus on selles, kas ühise põllumajanduspoliitika tulevikudebatti jõuab valimiskampaanias Eestis näiteks. Ajaliselt see on täpselt see koht. Kardetavasti ega väga ei jõua, sest et me oleme väga urbaniseerunud ühiskond ja enamik erakondi arvab, et see ei ole väga oluline valijatele. Ma arvan, et see on siiski asi, mis peaks olema osa debatist. Aga siin on jälle kohe ka küsimus, kas meie poliitikuil ja paraku ka ajakirjanikel, kes neid vaidlusi vahendavad või küsimusi esitavad, jätkub asjatundlikkust selle sama väga bürokraatliku, aga väga olulise poliitika sisuliseks lahkamiseks. Ja jällegi siin me oleme siis selle juures, et kas me piirdume siseriikliku kurtmisega, nagu mõnes teises maaelu teemalises foorumis on tehtud, või tõesti osaleme aktiivselt üle-euroopalistes diskussioonides ja teeme kõik endast sõltuva, et tõesti järgmine periood oleks parem kui senine. Aitäh! Tänan, ühe küsimuse saame lubada või kommentaari? Selle taga on. Selle taga. Aitäh ettekande eest ja ma olen Liina Remm Tartu Ülikoolist. Ma tahaksin küsida, et kas põllumajanduspoliitikas pööratakse jätkusuutlikkuse osas tähelepanu ka fossiilsete kütuste vajaduse vähendamiseks? Sõnades kindlasti. See on ikkagi selline asi, mis on tänapäeval Euroopa Liidus jälle. Euroopa Liitu võib kritiseerida nii ja naapidi, kuid kahtlemata suurtest globaalsetest mängijatest, poliitikakujundajatest on see kõige kliimateadlikum suur mängija maailmas. Ja seetõttu fossiilkütuste vähendamise eesmärki vähemalt sõnades mainitakse kas või riivamisi kõigi poliitikate kujundamisele, see on selgelt ka ühise põllumajanduspoliitika debatis. Aga tegelikult mingisuguseid selliseid väga selgeid ja konstruktiivseid asju mina praegu ei näe, selliseid läbivaid häid plaane.
Armastatakse rõhutada ka seda jällegi, et Euroopa põllumajanduse kliimajälg on niigi juba vähenenud kiiremini kui mitmes teises sektoris, aga jällegi tegelikult jah, me oleme teinud üksikuid samme õiges suunas, aga need on olnud liiga lühikesed, nii et tegelik vajadus on väga oluline, tegelikult sellest räägitakse, aga natuke üldsõnaliselt ja minu hinnangul ta ei ole praegustes debattides ehk nii suurel kohal, kui ta võiks olla. See, et korraks nagu ilmus mingi idee kliimasambast, see ju ka on see sama, et nagu teadvustatakse, aga eraldi sambana oleks ta selgelt suhteliselt mõttetu toetuste eraldi sambana. Et siin peab mõtlema, milliseid poliitikameetmeid oleks mõistlik rakendada, näiteks kui säilib see kahesambaline struktuur, mis minu hinnangul on väga tõenäoline teises sambas, et julgustada põllumehi sama tulemust saavutama vähema energiaga.